Aitäh, austatud istungi juhataja, hea peaminister, head kolleegid. Alustuseks mainin ära, et neid vastuseid kuulda üpriski piinlik ja piinarikas, sest sellist veiderdamist ja venitamist ja nii-öelda matkimist kuidagi, et ma vastan ühele konkreetsele küsimusele 3-4 minutit, ma arvan, et ei ole väga kohane ühele peaministrile. Kuid teemade juurde, mis puudutab välissuhtlust ja välispoliitikat, siis panin siia mõned märkmed kirja, et ka konkreetselt peaministri väidetele vastata. Meie pidavat olema käredad ja meie pidavat olema äärmuslike sõnavõttudega ja tahtma isolatsiooni, siis ma küsiks härra Rõivase käest, kas te olete niivõrd julge isiksus ja peaminister, et te julgete täpselt sama öelda ka näiteks Poola praegusele valitsuserakonnale, kellel on üle 50% parlamendi kohtadest Poola parlamendis. Kas te julgete täpselt sama öelda ka näiteks Austria Vabaduspartei esindajatele, kes on kõige populaarsemad Austrias üle 30%-ga? Kas te julgete sama öelda ka näiteks Prantsusmaal näiteks Marine Le Peni parteile, kes on üks populaarsemaid praegu teisel kohal Prantsusmaal, et nemad tahavad isolatsiooni viia Euroopat, nad on äärmuslased ja käredate sõnavõttudega. Et ma arvan, see ei ole väga ettenägelik välispoliitika ja nii-öelda Euroopas heade suhete hoidmine, sest arvestage sellega, et on väga suur tõenäosus, et mitmed neist erakondadest on varsti valitsuserakonnad neis riikides. Ja tulla siin meid süüdistama nii-öelda mingites käredes sõnavõttudes ja mingis äärmuslikkuses, siis vabandust. Teie 2 koalitsioonipartnerit on tunduvalt allpool praegu toetuse poolest Eesti ühiskonnas, kui oleme meie. Meie, kel on 16% praegu viimase uuringu järgi toetust ja nimetada seda nii-öelda äärmuslikeks sõnavõttudeks ei ole kindlasti kohane ja ma arvan, sobib peaministrile. Siis, mis puudutas Euroopa ühtsust, et mina isiklikult pidavat esindama seda enamus siis konservatiivsest rahvaerakonnast, kes tahab viia Eestit isolatsiooni ja ütleb teravalt Kreeka kohta. Ja meie siis nii-öelda hävitame liitlassuhteid Kreeka ja Itaalia ja teatud riikidega veel. Ma ei tea, kuidas me peaksime võtma näiteks Kreeka valitsusjuhi Tsiprase avaldust, et Vene sanktsioonid tuleks kiiremas korras tühistada. Kas see on väga hea liitlassuhete näitamine Euroopas? Kas see on meie huvides? Ja kuidas te kommenteerite seda, lugupeetud peaminister? Samamoodi, kuidas te kommenteerite näiteks Itaalia Europarlamendi saadikuid, kus 3/4 Europarlamendi saadikutest Itaaliast hääletasid umbes pool aastat tagasi Eston Kohveri vabastamise resolutsiooni vastu. Kas see on nii-öelda heade suhete hoidmine oma liitlastega siin idapiiril? Ma arvan, et see ei ole. Ja tulla meid õpetama või meid manitsema, kuidas me peaksime rääkima või avaldusi tegema seoses teatud riikidega, kes ei ole nii-öelda väga avatud olnud meiega solidaarsuses või ühtsuses Euroopa Liidus, see ei ole teile kohane lihtsalt. Ja see ei jäta väga head muljet. Mis siin veel? Me pidi peletama sõpru. Oli niisugune väikene repliik härra Rõivase suust. Teate, meil oli täna kohtumine kell 12. Mina isiklikult, meie fraktsiooni esimees Martin Helme ja väliskomisjoni liige Henn Põlluvaas ja meie nõunik käisime Poola suursaatkonnas kohtumas suursaadikuga, et rääkida olukorrast Poolas ja nii-öelda siis rääkida, milline olukord on tegelikult seal, kuidas tegelikult Euroopa Komisjon siis diskrimineerib ja sekkub ühe suveräänse riigi siseasjadesse. Ja ma ütleks, et te ikkagi väga rängalt eksite, kui te väidate, meie peletame sõpru. Me ei eelista nii-öelda hoida taskus telefoni, kus on näiteks Merkeli number ja talle õhtul helistada, vaid me eelistame otse suhelda oma suurimate liitlastega ja strateegiliste partneritega, kellega meil on kõige suuremad huvid. Nii et mina küll ei ütleks, et me peletame sõpru, vaid just nimelt me tahamegi hoida häid suhteid ka riikidega, kus on väga populaarseks saanud rahvuskonservatiivsed erakonnad, sest teatavasti see on praegune suund Euroopas ja see on paratamatu, sest kui te vaate trendi Euroopas, siis praegu on küll Poolas enamusvalitsus rahvuskonservatiivid, on Ungaris, nagu ma ütlesin juba mainis eelnevalt, Austrias on võitmas järgmised valimised. Ma võtaks ka mõne minut lisaaega, et lõpetada oma teatud 3 minutit lisaaega, palun. Siis
ma soovitan teil tõesti olla natuke tagasihoidlikum, kui te kasutate sõnu käredad, äärmuslikud, isolatsiooni tahtvad, piire sulgevad, sest teate, samasugune massipropaganda käib ka Eesti meedias, näiteks kui teete Postimehe lahti ja loete, siis Postimehe ehk suurima väljaande sõnul pidi olema Austrias paremäärmuslik partei, Vabaduspartei, kuid üllatust, Vabaduspartei presidendikandidaat võttis 49,7% valimistel häältest. Ehk siis Kesk-Euroopas, Vana-Euroopa riigis on pool rahvastikust paremäärmuslased. See on tõesti väga tore kuulda. Ja kui veel peaminister valab õli tulle selliste väidetega, siis ei ole eriti tõsiselt võetav. See ma sooviksin teile rohkem tasakaalukust ja argumenteeritud väiteid ja mitte sõnadega loopimist, sest teate, tõenäoliselt peate te hakkama tegema koostööd ja aktsepteerima liitlassõdureid nii Prantsusmaalt kui Ameerika Ühendriikides ka siis, kui neis riikides on tõesti võimul näiteks Marine Le Pen või Donald Trump. See on paratamatus. Nii et edu teile töös ja arukat meelt, aitäh!